Tere, mina olen Liisa Indra vastutustundliku ettevõtluse foorumist. Mul on hea meel, et me täna siin oleme ja et me kõik peame vastutustundliku ettevõtluse teemasid oluliseks. Me oleme ju siin foorumis ka sellepärast, et me teeme asju ja peame oluliseks teha asju südamega ja me teame, et ettevõtlusel on ühiskonnas päris suur roll kanda. Kuidas seda rolli aga parimal viisil kasutada, nii et kasu saab nii ühiskond laiemalt kui ka ettevõtja? Selleks on mitmeid erinevaid võimalusi ja täna ma pakun selleks võimaluseks praktikakohad. Vastutustundliku ettevõtluse foorum osaleb läbi CSR Euroopa projektis EU Talent, mille eesmärgiks on kokku tuua noorem generatsioon praeguste ettevõtlusstruktuuridega. On ju praktikakohad suurepärane võimalus saada kontakti noorema generatsiooniga ja kuulata nende nägemust ettevõtlusmaastikust üldisena, ettevõtlusvaldkonnast ja ka ettevõttest endast. Vastu aga pakub ettevõtte sellisele noorele võimaluse kasvada ja areneda vastutustundlikus ettevõtluses, luues siis baasi selleks, milliseks inimeseks ta kujuneb ja kuivõrd oskab ja näeb ka enda kasu ühiskonnas laiemalt. EU Talenti projekt on 2-aastane projekt ja peale Eesti on ta siis veel Tšehhis, Taanis, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, Lätis, Poolas, Maltal, Serbias, Hispaanias ja Türgis. Projekti eesmärgiks ongi teadlikkuse tõstmine praktikakohtadest, sisukate praktikakohtade loomine ja takistuste kaardistamine ja lahendamine. Ja EU Talenti üheks eesmärgiks on muidugi innustada siis väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid pakkuma rohkem ja sisukaid praktikakohti. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kannavad majanduskeskkonnas väga olulist rolli, eriti näiteks väikeriigis nagu Eesti. Nendel ettevõtetel on suur potentsiaal arendada majandusruumi ja töövõimalusi näiteks läbi praktikakohtade loomise. Enamasti on probleemiks see, et puuduvad võimalused, puuduvad teadmised ja puudub informatsioon ja kogemused sisukate praktikakohtade loomiseks. Ja selleks siis ongi ellu kutsutud üle-euroopaline projekt EU Talent, mis kõige sellega aitab. Hästi tore selle projekti puhul on see, et on loodud pinnas üle-euroopaliste parimate praktikate jagamiseks. Nii et meie siin Eestis saame näiteks tutvuda sellega, mida tehakse Tšehhis, Poolas, Maltal, Hispaanias, Türgis seoses praktikakohtadega. Sealt muidugi saab ka väga palju häid ideid ja saab innustust, kuidas siis võtta praktikakohta mitte nagu mõttetut sisutühja asja, mille lihtsalt võiks ja peaks äkki ära tegema, vaid kus tõepoolest saab luua kasu nii ettevõttele kui ka sellele inimesele, kes tuleb praktikat tegema. Ettevõtjale on kasulik olla sisukate praktikakohtade looja, sest saab olla osa ühiskondlikust dialoogist, see kasvatab ettevõtte brändi väärtust talendi arendajana ja saab mõjutada tööturule sisenejate maailmavaadet. Vastutustundlikus ettevõtluses me kõik teame, kui oluline see on. Oma ettevõttes olevate praktikakohtade kvaliteedi ja efektiivsuse hindamiseks pakub EU Talent omalt poolt tööriista nimega Assessment Tool. See Assessment Tool on olemas csr.ee kodulehel, kergesti leitav, kliki sinna peale ja see viib sind otse EU Talenti lehele. Nüüd ei maksa ära ehmatada sellepärast, et esimesed küsimused on seal natukene tule eile meile sõnastusega, aga ilmselgelt Euroopa Liidus ongi palju teha ja kahjuks need esimesed küsimused siis kõigest on jäänud selliseks, ent edaspidi need küsimused on väga okeilt sõnastatud ja tegelikult kogu see assessment tool annab väga palju infot selle kohta, mida võiks teha. Samal ajal, kui sa tegeled selle hindamisega ja vastad küsimustele, mida siis juba ettevõttes tehakse, saab sealt ka ideid, mida võiks teha.
ja mis seal assessment tool'is siis on? Kõigepealt tuleb sisestada üldinfo ja seejärel hakkab profiili loomine, ehk siis, et kui palju praktikante ettevõttes on, kui kaua nad tavaliselt tööl on, mis haridusega, kas nad saavad ka tasu oma praktika eest, läbitakse ka juhtimise pool, ehk siis kas ettevõte suhtleb praktikandi õppeasutusega, mil määral tehakse selle õppeasutusega koostööd ja kas aidatakse praktikanti hiljem pärast praktika läbimist ka töö leidmisel. Ja uuritakse ka väljaõppe kohta, et kas ettevõttes on praktika kohal olijal oma juhendaja, kas praktika kohtadel üldse on näiteks mingi üldine juhendaja, kas praktikant saab osaleda väljaõppes, kuidas praktika tulemusi hinnatakse. Ja seal on mitu erinevat segmenti, mis siis läbi käiakse ja pärast antakse protsentuaalne hinnang, mis ettevõttele jällegi annab mingisuguse ülevaate sellest, mis olukord praegu on praktikakohtadel. Ja olles nüüd läbi teinud ja vastanud mitmetele küsimustele, saab seal ka üksjagu ideid, mida võiks teha. EU Talenti Assessment Tool uurib ka sellist asja, et mis on need põhilised takistused praktikantide võtmisel, millised on hirmud ja ootused praktikantidele, millistele ametikohtadele neid võetakse, kas võetakse ka välisõpilasi, kas võetakse kutseharidusega õpilasi, kas võetakse üliõpilasi. Pärast on muidugi väga huvitav vaadata oma ettevõtte tulemust ja lugeda üle-euroopalisi parimaid praktikaid praktikantide ettevõttesse integreerimisel. Seda, milline on olukord praktikakohtadega Eestis, uuris Tööandjate Keskliit eelmisel aastal, kaardistades siis kõik põhilised küsimused praktikakohtade kohta. Ka see uuring on olemas csr.ee kodulehel. Tuleb lihtsalt minna avalehele, võtta vastutustundlik ettevõtlus, sealt valida töökeskkond ning esimene link praktikavõimalused ettevõtetes. Ka meie siin vastutustundlikus ettevõtluses oleme kogunud kokku mitmeid kogemusi praktikate loomisest ja läbiviimisest ning needki on siis saadaval täpselt samas kohas avalehelt vastutustundlik ettevõtlus, töökeskkond ja praktikavõimalused ettevõtetes. Kindlasti jagame ka põnevamaid kogemusi siinsamas webinaris juba järgmisel korral. Minu poolt praegu aitäh teile. Mul on hea meel, et me saime sellest rääkida ja selle teema avada. Kindlasti praktikakohad on selline teema, millest võiks rääkida ja peakski rääkima pikemalt. Aitäh, et minuga püsisite liinil ja kui nüüd on kellelgi küsimusi, siis toksige need sisse. Muus osas minu poolt praegu aitäh ja head aega. Ja üks kerkinud küsimus. Kui me räägime kvaliteetsetest ja sisukatest praktikakohtadest, siis mismoodi me saame hinnata seda kvaliteeti? Mis on selle parameetrid? EU Talent on selleks puhuks välja töötanud juhise. See on 20 küsimust, mis on jaotatud 5 valdkonda ja annab siis mingisuguse ülevaate selle kohta, kuidas ettevõttes praktikakoht on korraldatud. Selle juhendi leiab samamoodi vastutustundliku ettevõtluse kodulehelt, tuleb minna csr.ee, võtta sealt vastutustundlik ettevõtlus, töökeskkond ja valida esimene alalõik praktikavõimalused ettevõtetes ja kui alla kerida, siis leiab sealt ka selle tööriista. Nüüd see tööriist, selle nimi on 20 kvaliteeditingimust ettevõtetele, kes pakuvad praktikakohti. 5 alalõiku on valitsemine, värbamine ja karjäärimuutused, väljaõppe kvaliteet, õppimise kvaliteet ja töötingimused. Ehk siis valitsemises lihtsalt vaadatakse, et kas on olemas praktikajuhend, kas tehakse koostööd haridusasutustega. Värbamine ja karjäärimuutused sisaldab siis soovitusi, et värbamisprotsess oleks alati läbipaistev ja et nii ootused praktikandi poolt kui ettevõtte poolt on mõlemat pidi läbi räägitud ja vastavad teineteise ootustele. Väljaõppe kvaliteedi all on soovitus, et ettevõttes oleks sisekoolitaja, et jälgitakse juhendamise kvaliteeti, ehk siis, et see sisekoolitaja on adekvaatselt treenitud ka tuleviku praktikantide vastuvõtmiseks ja toimub praktikandiga regulaarne suhtlemine, et oleks jätkusuutlik tagasiside. Õppimise kvaliteet, et ametikohaga on seotud oskuste omandamine, on täiendkoolituste võimalused,
on isikliku arengu hindamine, mis võimaldab ametialaste kompetentside formaalset hindamist ja on praktikandi isiklik väljakutse ettevõttes ka, mis võimaldab siis tema isiklikku vastutust oma töö eest. Ja viimasena on töötingimuste valdkond ja siin on ka mitu soovitust, et oleks kindlasti olemas kirjalik ja ametlik kokkulepe, et on läbipaistev suhtlemine oluliste õiguste osas, mis tagab siis korrektse suhete praktikandi ja tema kolleegide vahel. On alati kaebuste esitamise võimalus, on võimalus saada oma töö eest kompensatsiooni, ehk siis põhiõiguste tagamine töökohal, et hoida seda inimest motiveerituna ja ka produktiivsena tööd tehes. Need on siin väga inimlikud ja vastutustundlikes ettevõtetes kahtlemata levinud soovitused ja normid ja need leiab siis csr.ee kodulehelt. Selline oli sissejuhatus EU Talenti projekti. Järgmisena toome teie ette inspiratsiooniks mõned best practice kogemused, kuidas ettevõtetes on praktikakohti lahendatud. Seniks aga head tööpäeva jätku ja head aega!